Tere kolmapäeva vutisõbrad! Kas te eilset Flora meistrite liiga kvalifikatsioonimängu ikka vaatasite? Flora võis küll kahjuks poolakatelt kõva õppetunni saada, kuid ärgem neid veel päris maha kandkem, sest teadupärast jätkub nende eurohooaeg nüüd konverentsiliigas, mille võistluspaarid loositakse juba tulevasel esmaspäeval kell 15.00. Seniks aga kostitaksime teid muude põnevate jalkauudistega. Seega visake meie kontole subscribe, kui te seda veel teinud pole ning teeme esimeste uudistega asjal otsa kohe lahti. Saudi Araabias mängib 5-kordne maailma parim jalgpallur Cristiano Ronaldo ütles esmaspäeva hilisõhtul, et tema aeg Euroopa klubi jalgpallis on läbi saanud. Portugaalase sõnul on aga Saudi liiga teel maailma tippude sekka. Olen 100% kindel, et ei naase enam Euroopa klubisse. Olen 38-aastane, aga Euroopa jalgpall on ka väga palju kvaliteedis langenud. Vaid Inglismaa Premier League'il läheb hästi. Nad on teistest liigadest kaugel ees, sõnas Manchester Unitedis, Madridi Realis ja Torino Juventuses mänginud Ronaldo. Kas nõustute legendaarse ründaja väidetega või pingutab mees oma ütlemistes pisut üle? Jagage oma arvamust meiega kommentaariumis. Argentiina superstaari Lionel Messi debüütmängu piletihinnad Miami Interi ja Cruz Azuli vahel on tõusnud üüratutesse kõrgustesse. Kui võtta arvesse 2023. aasta esimese kvartali eestlaste keskmine sissetulek, siis nõuaks kalleima pileti ostmine üle 4 aasta rasket tööd. Kallimate sissepääsupiletite eest tuleb välja käia kuni $110,000 ehk umbes 98 000 eurot. CNN-i andmetel on see hind piletite edasimüügil saidile Vivid Seats. Matšile pääseb muidugi ka odavamalt. Mängupileti keskmine hind on $487, umbes 430 eurot. Endine Brasiilia koondise ääreründaja Willian sõlmis Fulhamiga uue 1-aastase lepingu, mida on võimalik veel 12 kuu võrra pikendada. Williani eelmine leping Fulhamiga lõppes möödunud hooaja järel. Eeldati, et ta liitub Nottingham Forestiga, kellega tal olid ka läbirääkimised, kuid brasiiliane otsustas taas liituda Fulhamiga. Iirimaa kõrgliiga klubis Sligo Rovers teatas oma kodulehel ühelauselises uudises, et lõpetas poolte kokkuleppel koostöö Eesti poolkaitsja Bogdan Vaščukiga. Jaanuaris oli Vaščuk sõlminud Sligo Roversiga, kelle ridadesse kuulub ühtlasi ka Frank Liivak, 2-aastase lepingu. Tema saagiks jäi Iirimaa kõrgliiga hooajal 8 mängu, neist 5 alustas ta põhikoosseisus. Kus võiks Vaščuki karjäär jätkuda? Kas meest ootab tee tagasi Eestisse? Anna meile kommentaariumis oma arvamusest teada. Tallinna Kalevi jalgpalliklubi teatas, et nende ridades naaseb muruväljakutele legendaarne Ragnar Klavan. Viimati eelmise aasta septembris ametlikus mängus osalenud Ragnar Klavan on end jaanuarist saati Tallinna Kalevi esindusmeeskonnaga treenides vormis hoidnud, ent siiani keskendunud presidendi rollile klubis. Oma debüüdi Tallinna Kalevi eest mängijana võib Ragnar teha juba sel laupäeval, kui algusega kell 17.00 võõrustatakse Kadrioru staadionil Pärnu JK Vaprust. Miami Interi jalgpalliklubi kaasomanik David Beckham avaldas, et Lionel Messi esmaesitlust on vaadatud 3,5 miljardit korda. Meie linnas ja klubis mängib kõigi aegade parim jalgpallur ja see on meelitanud meile palju tähelepanu üle maailma. Messi esmaesitlusel oli 3,5 miljardit vaatajat ning see on midagi väga suurt, lausus Beckham. Näiteks Cristiano Ronaldo esmaesitlus Saudi Araabia jalgpalliklubis Al Nasris jõudis aasta alguses 3 miljardi inimeseni. Markus Poom ja Shamrock Rovers langesid meistrite liiga esimeses eelringis kokkuvõttes kindlalt. Eesti koondise poolkaitsja madistas 1-2 kaotusega lõppenud kordusmatšis 70 minutit. Islandi meister Breiðablik sai 2 mängu kokkuvõttes Poomi klubi vastu kirja 3-1 võidu. Shamrock Rovers jätkab oma euroteekonda nüüd konverentsiliigas, nagu ka mehe endine koduklubi Tallinna FC Flora. 33-kordne Saksamaa meisterklubi Müncheni Bayern lõi teisipäeva õhtul toimunud sõprusmängus Rotas Egerni klubile 27 väravat. Valitsev Saksamaa meister asus kohtumist juba 3. minutil Jamal Musiala väravast juhtima. Poolaja pausiks oli Bayerni edu 18-0. Musiala, Matti Stell ja Marcel Sabitzer lõid kokku 5 väravat.
jala sai valgeks 13 meest. Bayern kohtus Rottach Egerniga sõprusmängus ka 2019. aastal ning teenis siis 23-0 võidu. Jalgpalli meistrite liiga esimese eelringi kohtumises kaotas Tallinna Flora kodus 0-3 Poola tšempionile Tšešostova Rakovile. Lillekülas peetud kohtumises püsiti avapoolajal ilusasti kaitses, kuid teisel poolajal ei suudetud sama enam korrata. Flora jaoks jätkub eurohooaeg konverentsiliiga 3. eelringis. Endine Hollandi jalgpallikoondise väravat Edin van der Sar kirjutati intensiivravist välja, aga viibib endiselt haiglas. 52-aastane endine Manchester Unitedi ja Amsterdami Ajaxi pallur viidi Horvaatias puhkusereisil viibides ajuvere jooksuga haiglasse, mis järel transporditi hollandlane kodumaale. Mul on rõõm jagada teadet, et ma pole enam intensiivravipalatis. Viibin siiski haiglas. Loodan järgmisel nädalal koju saada ja taastusprotsessiga jätkata, kirjutas Van der Sar ühismeedias. Müncheni Bayern avalikustas teisipäeval, et on löönud 5 aastaks käed lõunakoreaalase Kim Min-jaega. Kim Min-jae liitub Saksamaa esiklubiga Napolist. Lõunakoreaalane sattus suurklubide huviorbiiti pärast seda, kui täitis Napolis möödunud hooajal kandvat rolli, aidates Serie A võistkonnal tulla 33-aastase pausi järel taas koduliiga meistriks. Bayern maksis Napolile Kim Min-jae teenete eest 50 miljonit eurot, vahendab BBC. Manchester United avalikustas sotsiaalmeedias, et nende klubi kasvandik, 25-aastane Marcus Rashford, kirjutas teisipäeval alla lepingu pikendusele, mis seob mehe klubiga 2028. aastani. See on kodu, sõnas Rashford Twitteris. Pärast MM-i heasse hoogu sattunud Rashfordile proovis Ten Hag juba talvel uut lepingut pakkuda, kuid millegi kindlani toona ei jõutud. Ja just sellised pealkirjad viimastel päevadel meediatabloide vallutanud ongi ning nüüd, kus me olulisema oleme üle saanud käia, on aeg meelde tuletada veel kord, et olete igati oodatud meie episoodide alla kommenteerima ning oma arvamust avaldama. Sooviksime hea meelega Eesti inimeste arvamust antud teemadel kuulda, seega ärge üldse põdege ning laske näppudel klaviatuuril julgelt käia. Kohtume teiega peatselt taas.